Miks see pilt võitis portree kategooria? Tegelikult oli meil raske valik. Me vaidlesime kuni lõpuni välja ja siis minu hääl sai otsustavaks. Ja tegelikult ma ütlengi, et oligi väga raske valida. Sellest võidupildist mulle tundus, et õhkus välja võib-olla natukene seda tunnet ja võib-olla natukene ka seda valu, mida see inimene tunneb ja see oli lihtsalt väga liigutav. Could you describe why this photo won in feature category or series? Yeah, for the winner in this feature category, which is a series of images of a tree, which was I found it a brilliant way to tell the story of the case, of this case. It was, I think, it was a brilliant from the photographer to pick one single tree. It's a small thing, but then it tells a big phenomena or a big story of the society. It's a story of a tree, but then in the same way, it's a story of a big society, which I found it really clever, and I really adore the dedication and the passion from the photographer. Who what I understood, he did it as a long project, which is really the thing that I really appreciate. Why this photo series won in sports? I'm really happy that we chose that series because it was really constant in work and really nicely to watch, and I think photographers know the job how to do it, good images. Yeah. Miks see pilt uudise kategoorias võitis? See on nii võimas pilt, et kui sa vaatad terve nimekirja fotosid korraga, mis on mingi 200 kaadrit, nii palju kui vähegi ekraanile mahub, siis see torkab sealt teiste hulgast silma, sest selle kompositsioon on täiuslik, selle värvid on täiuslikud. Seal tekib ainult kahtlus sellest, kuivõrd siiras see pilt on. Seal võib siuke kahtlus tekkida. Aga ma arvan, et seekord ei ole kahtlus õigustatud. Võimsate piltidega võib tekkida, jah, see küünilisel inimesel tekib kahtlus, et kuidas see pilt nii hea välja kukkus, siin peab olema mingisugune kala sees, aga see pilt on tõesti võimas. No meie jaoks oli ühtepidi tundus, et see oli nii tavaline, et seda puud seal Pirita tee ääres olen isegi mina oma telefoniga iga kord, kui päris mitte iga kord, aga küllalt väga tihedasti, et kui mu jalutustöö teeselt mööda läks, et olen ma teda ka pildistanud, et ta nagu, ma ei tea, mida ta mulle sümboliseeris, aga ta sümboliseeris mulle nagu tükest inimesed vaatavad merele, et see puu oli mulle nagu elus olend, eks ju, ja ta oli osa minu Tallinna maailmast. Ja meie jaoks see seeria tegelikult sümboliseeris seda, et kuidas ajakirjanik on ühtepidi võtnud ette projekti, mis kestab pikka aega. Ja ta on siis mitte lihtsalt dokumenteerinud ühe puu lugu või oma vaate kadumise lugu, aga ta on tegelikult dokumenteerinud mingi trendi ühiskonnas. Ta on dokumenteerinud midagi, millest me oleme ilma jäänud soovides midagi muud saada. Ja me arutluste juures leidsime ka seda, et see oli väga tundliku sotsiaalse närviga tajutud muudatus või trend ja ajakirjanik oli tajunud, et see sama sümbol tegelikult illustreerib siis seda, ütleme, kohalike
võitlust oma vaate, oma lapsepõlve, oma toreda maailma eest ja seda konflikti siis kokkupõrkes rahamaailmaga ja teisipidi tehnilises mõttes ka selle seeria juures ma ei tea, kas just nagu eraldi võlus, aga me tahtsime tunnustada selle fotograafi järjekindlust just selles, et ta ise oli kirjelduses kirjutanud, et ma püüdsin neid pilte teha siis erinevate kuude jooksul ühe koha pealt, ühel hetkel oli sinna tekkinud aed. Ma enam ei saanud, ma pidin 10 sammu tagasi astuma. Ja järgmine kord, kui ma tulin, siis olid juba buldooserid ja kraanades, ma pidin veel 10 sammu. See oli see, et kuidas meid tõrjutakse meie enda maailmast välja, et meie jaoks nagu just see sotsiaalne mõõde selle projekti juures oli väga oluline ja seda me tahtsimegi tunnustada just.